No tšau, No Oil Racing. No tšau, Luxury Motors No Oil Racing Finals 2025. Kiltsi viimane võistlus see hooaeg siis ja meie jaoks kolmas võistlus, siis kokku on 6 võistlust olnud, meie jaoks on kolmas seekord. Et me oleme, siin 2 korda oleme käinud. Esimene võistlus Tartus auto läks katki, jäi pooleli. Speedesti võitsime ära. ja siis nüüd proovime korrata seda asja, et segame natuke Street B-kaarte ka ja on ju, Tanel? ja siis proovime, mis siin selle rajaga tehtud on. Auto eelmisest võistlusest Speedestist on ikka väga mõnus oli. Eelmine, Speedestil oli palav ilm, sealt sõitis täpselt indeksit. Nüüd on õhk siuke jahedam natukene, et on oodata, et on natuke kiirem kui indeks. Et siis peame proovima. Proovime esimesed sõidud ära vaata, mida teha. Ja, Paul. Ei saa ju intekat teha ju. Esimene sõit oli siuke huvitav, et käsi ei olnud päris soe veel ja käsipiduri jäi peale natukene ja siis ma tegin seal valguskiirusel, panin korra siduri alla, panin kässari tagasi maha ja siis lasin klampsin edasi. Et see on... Tere head. Ja esimene sõit läks sinna, tuli meil 12-15. See on iseenesest selle kohta, et ma ära parkisin launchi ajal vahepeal isegi päris hästi, aga ja teine sõit oli siis kõik iseenesest õnnestus, aga hästi libe oli ja esimene käik käis nii tühja, et nii tühja polegi käinud. Ja ma vaatasin sama, et vist pole kunagi nii tühja käinud. See on vist kõige hullem wheelspin üldse oli praegu, et ja siis kui ma lõpuks just teise sisse panin, siis lõi siukest kasti undamise häält natukene, et panin kõvasti edasi, aga oli nagu kuulda seda undamist. Aga siis, kui sõidu lõppu jõudsin ja maha lasin, siis nagu juba enam ei olnud. Tagasi keerates korra oli ka mingi naljakas hääl, aga siis tagasi sõites kõik oli okei. Martin vaatab käeku üle veel. Martin vaatab igat siuksed sisemised otsad üle. Need on ka teinud naljakaid asju niimoodi tagasi keeramistel just ja niimoodi. Ühesõnaga nüüd keerame jõudu maha kõvasti launchi ajal, keerame pööret maha ja siis vaatame, proovime uuesti, kas praegu nagu meil on selle liimi peal hästi libe igast. Vist on kõigil nagu, või nendel ei ole. Auto ja sliki-autodel ei ole, aga tänavaripi autodel on libe, tundub ikka vaata nagu. Aga vaatame mis edasi, mis saab. Ja. Artlist.io Music licensing reimagined.
sadule. Haapsul on niisugused poldid. No, räägime või? No hommik. Meil pühapäev juba. Eile siis tegime veel 2 ringi kvalli. Suu täis ka. Esimene oli siis, mis nüüd seal juhtuski? Esimene oli see, et kõik läks hästi ja tohutult sõitsime lõhki. 11.67 sõitsime 11.90 indeksis. Et ja siis me mõtlesime, et noh, järgmises proovime siis maha lasta, et ega siin kellegi pealt väga sõita ei olnud, et kõigil olid mingid muud plaanid ja keegi siin väga indekseid enam täpselt niimoodi ei teinud. Siis, aga kuna libe oli, parem rada on hästi palju libedam kui vasak kuidagi, eile oli vähemalt. Ja siis hästi spinnis jälle ratas käis ringi ja siis ei saanud teist käiku sisse vana ja et see rikkus natuke sõidu ära. Tuli hoopis mingi 12.5 või? Jah, midagi sihukest. Aga nüüd, täna on 1 ring kvalli veel hommikul. Proovime selle vigade paranduse ära teha ja prooviks. Äkki saab lähemale. 12.15 on praegu see on meie see parim. Prooviks lähemale teha ja siis lähme juba Ellikasse. Praeguse seisuga vist lähme Taneliga kokku. Tanel on ilusti indeksi asju sõitnud siin, et proovime parema saada, et mitte temaga kokku. See ei ole üldse lihtne vastane enam, jah. Okei. No jah. Hommikune kvalliring läks selles mõttes hästi, et me liikusime sinna poole, kuhu vaja oli liikuda, ehk siis nagu indeksile lähemale, aga ainult 0,002 või 0,02 lähemale. Ehk siis 12.15 tegime 12.13 ja see mingit kohta ei muutnud, mingit Ellika positsiooni ka ei muutnud. Ehk siis tegelikult väga hästi ikka läinud ka. Saime kõige raskem vastase kohe. See oli, no jah, saime Tanel Tähepõllu, kes muidu oli nagu hea vastane, kinkis meile kogu aeg võite eelmise loo ajal siin ja niimoodi, aga nüüd ta on ikka väga paika saanud oma sõidu ja siis Ellikas siis sõitiski meile 11.90 ja minul oli hästi libe stardis jälle, sest vahepeal tuli vihm ja siis kui selles esimeses kvalliringis nagu poos kinni, siis me panime nagu pööret juurde ja siis jõudis rada maha jahtuda ja siis tegelikult Ellika ringis juba oli libe nagu. Ja siis oligi, mul käis hästi ratas ringi ja väga head minekut algusest ei saanud ja siis ma üritasin järgi võtta ja tema sõitis 11.90 täpselt ja ma mingites meeltesegadustes korraks panin pidurit ka lõpus, aga see ilmselt ei oleks muutnud lõpu tulemust. Et kui ainult nii palju, et äkki oleks teda rohkem surunud lõhki sõitma, võib-olla selle 0,01 sekundit äkki või midagi vaata, on ju. Et aga jah, ei, selles mõttes pole nüüd kahju talle kaotada, sest tema sai nüüd hooaja lõikes teise koha, siis palju õnne. Suvi on nüüd läbi, meil oli suke siis täpselt poolik hooaeg, et 6 võistlust oli, meie tegime 3 ja tegelikult oli täitsa tore üritus, et selles suhtes. Täname toetajaid, täname tiimi ja täname kõiki kaaselajaid ja tulevad mõned videod, garaaživideod ka, eks? Värsti. Et siis, näeme off-seasoni
videodes edasi käib.